Alanud on Nula 7. hooaeg. Nula inkubaator on Eesti ainus ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator, mis loodi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Heateo Sihtasutuse koostöös. Ootame inkubaatorisse kasvama ideid, mis lahendaksid teravaid ühiskondlikke probleeme. Valime välja 10 meeskonda, kes saavad võimaluse 6 kuu jooksul oma ideed arendada ja testida. Ja aasta lõpus saavad 3 parimat 25 000 eurot starditoetust. Täna jagavad oma inspireerivaid lugusid siin minuga Nula vilistlased ja edulood. Tere tulemast Gideokooli asutaja Liis Siiroja, Helge kooli asutaja Kersti Venemaa ja jututaja asutaja Mari-Liis Sött. Tere! Lisaks on meiega siin täna Kristo Tõnissoo Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist, kes räägib meile, mida peab tegema selleks, et saada siis inkubaatori lõpus 25 000 eurot starditoetust. Kui teil on meile küsimusi, siis jätke need video kommentaaridesse ja vastame teile kirjalikult. Aga see on head kuulamist. Nii, mul on nii hea meel, et te saite täna siia minuga vestlema tulla. Ma alustuseks küsiks teilt kõigilt sama küsimuse. Tutvusta ennast ja räägi, millega sinu ettevõte tegeleb. Alustame Liis sinust. Mina olen Liis ja olen siin siis esindamas ettevõtet Gideokool, endise nimega e-lapsehoidja. Meie alustasime probleemist, et oleme jõudnud ajastusse, kus kodukontor on paratamatus. Me teame Statistikaameti ja Haigekassa statistika järgi, et iga päev jääb Eestis üle 1200 lapsevanema koju haige lapse tõttu. Ja teame samamoodi, et enamik nendest lapsevanematest peab siiski tööd mingil määral kodus jätkama. Kui me nüüd mõtleme olukorrale, kus see vanem on kodus eelkooliealise lapsega, 3 kuni 6 aastasega, siis me teame vanematena, et on praktiliselt võimatu leida keskendumise aega, mis oleks tunnikene või 2. Ja meie lahendus on siis, et me oleme võtnud professionaalsed lapsehoidjad ja pannud need lapsehoidjad nutiseadmetesse. Ehk siis me teeme videokõnesid, kus lapsehoidja mängib ja õpib koos eelkooliealise lapsega. See erineb oluliselt sellisest muust passiivsest ekraaniajast, kuna see on sotsiaalne, see on kahepoolne. Seal on lapsehoidja 100% tähelepanu. See on liikuv. Lapsed saavad kasutada praktiliselt kogu oma tuba, niimoodi nagu nad mängiksid tavapäraselt kodus. Ja kolmandaks on see konkreetsest lapsest lähtuv. Ehk siis me arvestame selle lapse huvidega, tema arenguetapiga ja tema initsiatiiviga, mida tema siis selle kõne käigus näitab. Me oleme tänaseks teinud 450 tundi selliseid e-lapsehoidmise sessioone üle 150 perega ja 96% nendest peredest ütleb meile pärast, et vau, see töötabki, mu laps oli nii õnnelik, mu laps küsis, et millal ma saaksin tädi Mari või Kadri või onu Arturiga uuesti mängida. Ja lapsevanem ütleb jällegi omalt poolt, et ta tõepoolest sai selle 1 kuni 2 tundi keskenduda. Kas siis, et oma tööülesanne ära teha, oma koosolek, oma kirjatöö või ka võib-olla lihtsalt võtta moment, et rahulikult enda oma aega nautida. Ja mul on olnud ka rõõm ju testida ja mina sain teha ühe korraliku tunni ajast trenni. Aitäh sulle. Nii, Kersti. Tere, mina olen siis Kersti ja olen Helge koolist. Ja see probleem, mida me proovime siis kõnetada, ongi see, et me teame, et Eesti koolides on üleüldiselt täna kogu selle COVID-i taustal, et meil on selline vaimse tervise kriis. Me teame seda, et Eesti koolides umbes pooltest ei ole koolipsühholoogi ja tegelikult ka päris mitmes koolis on üks psühholoog, kes osutab, või ütleme, on üks psühholoog, kes osutab teenust mitmele erinevale koolile. Mis tähendab tegelikult siis seda, et meil on väga vaja teada 2 asja. Esiteks teada, et mis seisus meie lapsed tegelikult on ja teine asi see, et vaadata, kuidas need olemasolevad koolipsühholoogid saaksid maksimaalselt efektiivselt oma aega kasutada selleks, et kõnetada õigeid probleeme õigete lastega õigel ajal. Ja see on see koht, kus siis me proovime omalt poolt panna õla alla ja aidata kaasa. Aitäh. Mari-Liis. Ja mina olen Mari-Liis ja MTÜ jututaja asutaja. Ja siis paar aastat tagasi, enne veel, kui me keegi teadsime sõna COVID või koroona, tekkis meil selline mõte, et Eestis ühelt poolt on eakad, kes tunnevad üksildust, kes on sotsiaalselt isoleeritud ja teiselt poolt on noored, kellel võib-olla endal on, kas neil ei ole vanavanemaid või kes sooviksid siis nendele samadele eakatele, kes tunnevad üksildust, seltsi pakkuda.
ja siis lõime MTÜ Jututaja, mis need kaks siis eakad ja noored omavahel kokku viib. Ja me tegime seda niiviisi, et leidsime eakad siis läbi omavalitsuste ja hooldekodude, noored läbi koolide. Koolitame noori ja siis niiviisi nüüd noored eakad käivadki koos ja meil on tänaseks circa 170 eakat, kes on siis leidnud Jututaja ja umbes poole vähem noori, kellel on jututatav, kes on siis selle paari aasta jooksul Jututajast läbi käinud. Ja kuidas sa oma ideega Nulasse jõudsid? Nulasse jõudsimegi niiviisi, et lihtsalt üks meist, meie asutajatest oli kuulnud, et on olemas Nula, et me võiksime ju oma idee teoks teha, et esialgu ta oli idee tasandil, et enne Nulat meil ei olnud midagi ja siis kandideerisime Nulasse, tegime oma nii-öelda müügikõne ja kuna üksilduse teema oli siis, ta oli selline, et ta juba kõnetas ühiskonda, aga päriselt hakkas ta kõnetama natuke hiljem, aga väga meeldis see, et Nulas olid otsustajad, kellel oli nii tugev sotsiaalne närv või õigemini tundlik sotsiaalne närv, et tunda ära, et ahah, et see ongi see teema, mida võiks toetada ja nii me saime. Kuidas Nula aitas idee teostamisele kaasa? Nula aitas selle esiteks, et ta viis meid kokku siis oma ala tegijatega, kellelt me saime nõu. Et see ja teiseks Nula viis meid kohe põllutööle, et see tähendab seda, et ta ei jäänud puhtalt teoreetilisel tasandile, vaid me hakkasime kohe seal pusima siis, et kas me pidime mingeid kõnesid tegema või idee läbi mõtlema, et niiviisi, et see oleks söödav ja tehtav kohe. Et see oli see, mis Nula kohe meile pakkus, et seetõttu jah, me saime kohe nagu omale jalad alla ja hakkasime liikuma. Aitäh! Kersti, kuidas Helge kooli idee Nulasse sattus? Helge kool jõudis niimoodi Nulasse, et ma tegelikult kõigepealt võtsin Tallinna Ülikoolist üksikuid sotsiaalse ettevõtluse magistriõppe aineid, loenguid. Ja üks neist oli Jaan Apsi sotsiaalse mõju hindamise loeng ja meid saadeti seal paari aine raames, saadeti kõigepealt kohe starterisse, mis tähendab seda, et me kõigepealt käisime läbi starteri, panime seal oma ideed maha, tuli välja, et mingi huvi meeskonna näol on olemas, et kes võiksid seda ideed toetada ja kui me lõpuks esitlesime aine lõpetamiseks selleks, et saada ikkagi ainepunktid, esitasime Jaan Apsile oma ideed, siis meie presentatsiooni lõpus Jaan küsis, et kuulge, et kas te Nulasse olete mõelnud minemisest või Nulasse minemisest mõelnud ja siis sellel hetkel pärast seda natuke guugeldasime, vaatasime, mis asi see Nula on ja tundus, et äkki on selline asi, et on väärt proovimist. Aga millest oli teie jaoks Nulast kõige rohkem kasu? Mida Nula programm pakkus? Kõige rohkem oli kasu sellest, kui esimesel päeval pärast pooletunnist disainmõtlemise loengut saadeti sind pooleks tunniks põllule, öeldes, et tule tagasi 10 kliendiga. Mis oli ühest küljest jahmatav, ehmatav, mõneti ka šokeeriv, aga andis suurepärase võimaluse läbi ära mõelda, et missuguseid teste või kuidas hakata välja selgitama, et missuguse teenuse järgi tegelikult turul päriselt huvi on. Sest üks asi on see, mis sa oma peas mõtled ja igasugused lilled ja liblikad, mis sa sinna juurde mõtled. Hoopis teine asi on see, mis on realistlik ära realiseerida. Ja võt selle tunnetuse kohe kiiresti ära mõtle, ära tööta liiga palju oma ilusa idee kallal, vaid mine ja vaata ja proovi sellele võimalikult kiiresti tagasisidet saada. See oli see, mis Nula meile andis. Minna kohe testima. Liis, kuidas jõudis e-lapseid ja siis nüüd uue nimega Kidio Call Nulasse? Meie jõudsime siia 2020. aasta kevadel ehk siis COVID-i esimese laine ajal, kus me Eestis olime just kambakesi kõik karantiinis. Ja see karantiini valu oli meie enda peres niivõrd suur, ehk siis mul oli on endiselt 2 pisikest last ja kadus ära selline vanemate ja lapsehoidjate tugi. Mees tegi kodukontorit ja mina ise olin ka harjunud natukene projekte laste kõrvalt tegema. Ja me tundsime, et meil ei ole nagu abi ega lahendus, sest ka multikad meie peres ei olnud hea lahendus. Ja me otsisime midagi muud. Ehk siis mul tuli idee sellest, et aga miks mitte proovida
midagi sellist, et lapsehoidjad ei tule mitte meile koju, vaid suhtlevad ja mängivad lapsega läbi videokõne. Ja ma lihtsalt tegelikult juhuslikult nägin seda Nula kutset, uude inkubaatori hooaega selles vahemikus. Ma olin Nulast teadlik varem, ma ei läinud midagi nagu otseselt otsima mingit kohta, kuhu kandideerida. Aga kui ma seda nägin, siis ma sain aru, et see on parim koht, kus alustuseks lihtsalt testida ära oma ideed. Kuna mina tulin siia puhtalt sellise paberil põhimõtteliselt mõnelauselise ideega ja ma otsisin eeskätt esimese asjana lihtsalt tagasisidet. Ja Nula tundus nagu hea koht, kus žürii ja teadlike inimeste ees oma ideed presenteerida ja vaadata, milline on tagasiside. Kas ka keegi teine usub sellesse ideesse. Ja mis sind kõige rohkem edasi aitas programmi jaoks? Ma ühtin siin Kersti poolt juba öelduga ja tõepoolest ma arvan, meie jaoks oli siis ka selline see teenuse disaini pool, lean meetodi pool. Ehk siis ühe kohile pealt see, et selline suur ja hirmutav väljakutse tehti Nula poolt väikesteks hoomatavateks tükikesteks. Ehk siis mul ei läinud vaja enam nagu ettekujutust, et kuidas ma jõuan sinna, kuhu ma tahan jõuda, vaid mul oli vaja lihtsalt julgust peale hakata. Sest Nula oli minu teekaaslane, kes siis juhendas mind läbi selle etapi. Ja lean meetodi ja teenuse disaini oskused aitasid meil, nagu Kersti juba mainis, tõesti saada koheselt kontakti meie sihtrühmaga, mõista, milline on mitte ainult minu ja minu pere, vaid teiste perede vajadus ja millist teenust nad tõepoolest ootavad ja mis neid kõige rohkem aitaks. Mari-Liis, nagu sa ka algul rääkisid, siis jututaja aitab lahendada eakate üksilduse probleemi ja viib siis erinevad põlvkonnad kokku. Ja nüüdseks on juba turule tulnud veel sarnaseid algatusi, aga ma võin küll julgelt öelda, et jututaja on kõige edukam. Mis sa arvad, mis on jututaja edu saladus? Nula. Lisaks Nulale võib-olla ka see, et me viime kokku erinevad põlvkonnad, noored ja vähem noored ehk noored ja eakad ja seal on siis ühelt poolt energia, noorte energia ja teiselt poolt eakate kogemus ja see on midagi, mis nii hästi klapib, et meid ennast see väga käivitab ja see vist see ongi. Kas sinu kogemusest võib olla, et noored on väga huvitatud sellest, et vanema põlvkonnaga suhelda? Ja, et see on tegelikult need uuringud, mida me ise ka küsitlused oleme teinud, et noorte hulgas on üksildustunne isegi pisut suurem kui eakate hulgas või enam-vähem sama päris noorte hulgas, mis tähendab seda, et tegelikult noored otsivad samamoodi kedagi, kellega suhelda ja nii-öelda teha seda sellises usaldavas vormis. Nii et mulle tundub, et see teineteise leidmine sõltumata sellest, mis on see vanus, on midagi, mis neid inimesi seob ja see on niivõrd äge. Siis tegelikult võib öelda, et te lahendate üldisemalt üksilduse probleemi nii noortel kui eakatel. Jah, ja tegelikult, kui me alguses tulimegi Nulasse, et me hakkame lahendama nüüd üksilduse probleemi ja täpselt nagu siin eelkõnelejad ütlevad, et sa saad hakata tegelikult oma ideed testima, et kas see ikka päriselt nii on, et nagu kas ma saan asjadest õigesti aru, et me jõudsime ütleme kuskil Nula lõpuks selleni, et tegelikult on meil teine probleem, mida me lahendame. Lisaks üksildusele on see, et me ehitame sildu, et kaks põlvkonda omavahel suhtleksid, et see on kuidagi olnud pärsitud meie Eestis. Kersti, 2021 kevadel käivitasite Helge mobiilirakenduse. Kas äkki natuke räägiksid sellest, et kuidas see toimib, kuidas see sinu lahendus toimib ja kuidas on noored selle vastu võtnud? Me tegelikult päris mobiilirakenduse käivitamiseni ei ole veel jõudnud, mobiilirakendust arendatakse. Aga me oleme käivitanud küll või selles mõttes teenuse. Ehk siis, et ta toimib täna ilma mobiilita, aga ta täitsa toimib. Ja on läinud huvitavalt, hästi huvitavalt ja selles mõttes me oleme saanud päris palju põnevat informatsiooni, mis ma usun, et ühel päeval on äkki nii igale koolile kui ka võib-olla riigile laiemalt väga suureks kasuks. Ja mis me sealt teada oleme saanud, on olnud päris mitu asja. Kõigepealt see, et isegi siis, kui näiteks õpetajana klassi ees, kui sa seisad ja sulle tundub, et sa nagu tead oma lapsi ja sa tegelikult tead, mis sa arvad või mis nemad arvavad, siis see, mis tegelikult välja tuleb, on mõnikord risti vastupidine.
noh, näiteks meil on olnud kool, kus õpetaja ütleb, et ta küsib lastelt arenguvestlustel 2 korda aastas, ta küsib 3 küsimust, kas sa oled kiusatav, kas sa oled olnud ise kiusaja või kas sa tead kedagi, keda meie klassist kiusatakse ja lapsed ütlevad ei, nemad ei tea. Ja siis lapsed täidavad ära meie ankeedi ja mis välja tuleb, on see, et üle 3% klassist on tegelikult see, kes ühel või teisel viisil on kogenud kiusamist. Kust kohast? Noh, vot ei tea, aga mis näiteks oli väga väärtuslik informatsioon selle konkreetse kooli psühholoogile, sest selle konkreetse kooli psühholoog ütles, et see on nüüd see, mis tema endaga kaasa võtab ja ta läheb ja proovib hakata igal juhul koolis palju laiemat rakendama võimalusel Kiva programmi näiteks. Et vot niisugused väiksed või huvitavad asjad, mis tulevad välja ja mida sa, just ongi seesama asi, et sa suheldes näiteks lastega klassis, sulle just nagu tundub, et kõik on hästi ja sa ju suhtled nendega, tihti sa oled nendega kontaktis, sa näed, mida ja kuidas nad arvavad ja siis tuleb välja midagi, mida sa ei osanud võib-olla ka oma kõige halvemas unenäos ette näha. Kas need võib-olla nagu õpetajale ei julgegi ausalt vastata, on ju? Seal võib olla nagu mitu erinevat asja, et jah, üks asi, mis on hästi huvitav, on see, et kas ja kui palju lapsed õpetajat usaldavad või kooli üleüldse usaldavad mingites küsimustes on ju ja kui avatult, aga ka see võib olla seesama asi, et kui palju ma avatult näost näkku julgen sellega rääkida, sest näiteks kui sul on klassis kiusamise probleem ja kui siis keegi julgeb selle tõstatada, siis võib-olla kes teab, mis järgmine kord juhtub, on ju. Et niisugune võib-olla poolanonüümne võimalus sellest teavitada on tegelikult palju parem ja siis tuleb välja, et ongi päriselt tõsine probleem. Niimoodi ongi võimalik teada saada need päris probleemid. Ja täpselt seesama asi on ju, et see annab ka võimaluse, esiteks ta andis nagu täiendavat informatsiooni, nagu ma ütlesin, klassijuhataja ei teadnud, kooli tugispetsialist samamoodi ei teadnud, et see andis neile selle sama informatsiooni ja tegelikult see annab ka viite, et palun sellesse klassi meil tegelikult on vaja niisugust sekkumist või meil on vaja tõhustada sellist tegevust, et me ei lähe ja ei summi suvalises klassis suvalise asjaga, vaid me tegelikult töötame, kui ütleme, koolid töötavad selles mõttes palju efektiivsemalt. Aitäh. Liis, ma olen kuulnud, et teil on plaanis laieneda ka Eestist väljapoole. Kas sa räägid natuke oma plaanidest? Alates selle aasta oktoobris teeme me koostööd Tehnopoli startup inkubaatoriga ja koos siis sealsete mentoritega me tõepoolest arendame oma teenust edasi viisil, et meil oleks võimalik minna ka järgmistele turgudele. Hetkel oleme me keskendunud Eestile ja meie momendi väljakutse on jõuda oma teenusega tööandjateni. Tööandjad, kelle töötajad siis kodukontoris laste kõrvalt üritavad oma tähtsaid tööasju teha, eks ole, neil ei ole senini olnud nii-öelda tööriistu, et aidata oma töötajaid. Nad saavad, eks ole, anda koju kaasa võib-olla läpaka, võib-olla kontoritooli, nad saavad pakkuda paindlikku tööaega, aga nad ei saa seal kodus reaalselt kaasa aidata keskendumisele. Läbi siis meie teenuse neil on võimalik luua töökeskkond kodukontoris, kus see lapsevanem saab siis näiteks tund aega oma koosolekule keskenduda, mis omakorda mõjutab ka tema kolleegi, kes on samal koosolekul, eks ole. Nii et meie eesmärk on praegu siis valideerida ära Eesti põhjal, kuidas tulevad meie tööandjad kaasa. Me oleme senini teinud 5 edukat pilooti esimeste innovaatiliste ettevõtetega ja võin tuua näiteks siia Telia personalijuhi kogemuse, kes siis ütleb, et selline tugi on nende töötajatele olnud väga oluline. Töötajad tunnevad, et nende ettevõte toetab neid keerulisel hetkel ja lisaks siis sellele tõesti aitab tõsta produktiivsust ja tõstab ka töötajate motivatsiooni ja pühendumust. Ehk siis ka lojaalsust oma ettevõttele. Kui me teame täna, et tööandjad võitlevad nii-öelda talentide nimel ja nende hoidmise nimel, siis Kideokool ja e-lapse hoidmine annab ka sellise lisapunktid värbamisel ja tööandjate hoidmisel. Te olete nüüd kõik 3 mingi aja tegutsenud sotsiaalsete ettevõtjatena. Miks te arvate, miks peaks hakkama ettevõtjaks ja ise mõnda probleemi lahendama, mitte ootama, et seda teised teeksid? Liis? No ei pea, eks ole. Ei pea, aga miks võiks? Aga kui keegi teine ei tee, et kes siis teeb, eks ole, et kui tunned, et sa oled märganud mingit probleemi ja sul on idee, sul ei pea olema ettekujutust, kuidas sa selle idee teoks teed, sul ei pea isegi olema ka teadmist, kas see on hea idee. Aga see on nagu piisav alguspunkt, et tulla näiteks siis Nulasse,
saada tagasisidet ja katsetada ära. Me näeme näiteks siis Gideon Kooli e-lapsehoidja näitel, et me oleme loonud Eestis lisavõimaluse nii peredele kui tööandjatele, mida varasemalt ei olnud, mis on lihtsalt alternatiiv varasematele lahendustele, mis siis võib-olla olid, eks ole, multikad, mobiilimängud ja muu taolist. Sa saad luua lisaväärtust oma kogukonnale ja lahendada ka iseenda isiklikke probleeme, kui sa alustad oma teekonda sotsiaalse ettevõttena. Kersti? Põhjus, miks peaks, mitte ei pea, põhjus, miks võiks hakata sotsiaalseks ettevõtjaks, on tegelikult see, et jah, loomulikult lõpmatuseni võib oodata, et keegi teine tuleb ja lahendab meie probleemid päriselt ära. Ja siis ongi küsimus, et aga kaua me siis ootame. Ja kui sul on vähegi või ükskõik kellel, kui on vähegi olemas arusaam, et ühiskonnas on mingi probleem ja mingi poolik, kas või poolik lahendus, et äkki midagi sellist võiks aidata, siis tegelikult ma arvan, et no näiteks Nula abiga võiks täitsa rahulikult selle tee uuesti ette võtta või ise võtaks küll, et see annab nagu mitu erinevat asja, see muuhulgas annab tegelikult ka sulle inimesena võimaluse iseennast tõestada või iseennast teostada mingisuguses ühiskondlikult olulisel teemal ja anda oma 5 senti või 5 sammu ühiskonnale tagasi. Mari-Liis? Jah, et kui inimeses nagu pulbitseb soov midagi teha, mis on ühiskondlikult mõjus, muuta ühiskonda, siis kindlasti on Nula selline koht, kus on kogu toetussüsteem selleks, et sa saad teha seda ideed, millel on ühiskondlik mõju tegelikult. Ja mis on Nula selline eripära ja igati positiivses mõttes, Nula ei tunne bürokraatiat ja siin on kindlasti paindlikkus ja selline nagu loovust teatud määral toetav õhkkond, et ta on selline ei ole ühtegi nagu rumalat ideed, millega Nulasse tulla, vaid iga ideega siia tulles on võimalik siis sünnitada see suure mõjuga ühiskondlik algatus tegelikult. Mul on hea meel hoida oma vilistlasi enda ligi. Võib-olla on nüüd tekkinud teil mõte, et aga milline on üks hea idee, millega Nulasse kandideerida. Ja sellele küsimusele oskab väga hästi vastata Kristo Tõnissoo Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist. Kristo, te olete siin 6 aasta jooksul Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga näinud igasuguseid eriilmelisi ideid. Mis on ühe hea idee tunnused? Et hea idee lahendab ühiskondlikku probleemi. Ja ühiskondlik probleem on selline probleem, mis puudutab paljude inimeste heaolu. Mida me igal juhul ei oota, on lihtsalt äriideed, kus ei ole ühiskondlikku dimensiooni üldse. Et kui inimene suudab ära näidata, kuidas tema idee ühiskonda panustab, siis see idee on sobilik. Hea idee põhineb ka väga heal eeltööl. See nüüd ei tähenda, et oleks te läbi viinud ühiskonnauuringuid, vaid pigem olete läbi mõelnud, kui paljusid inimesi teie idee puudutab. Siis hea idee tunnuseks on uuenduslikkus, mis siis tähendab, et seda ideed ei ole laias mahus ja Eesti ühiskonnas veel testitud. Mis on veel väga oluline, on see, et idee taotleks võimalikult suurt ühiskondlikku mõju. Ja see siis tähendab, et tuleks läbi mõelda, kui paljude inimesteni te plaanite jõuda. Ning idee peaks olema jätkusuutlik. See tähendab siis seda, et see peaks teenima oma tulu. Kõik Nula läbinud ideed, mis on asutatud MTÜ või sihtasutusena, saavad kandideerida 25 000 euro suurusele starditoetusele, mille on välja pannud Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Aitäh sulle, Kristo, selle ülevaate eest. Aitäh, Liis, Kersti ja Mari-Liis jagamast oma inspireerivaid lugusid. Kui sul on idee, kuidas mõnda probleemi lahendada, siis too see Nulasse. Lisainfot leiad nula.ee. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni Nulas!